elasid muiste Eit ja Taat. Neil ei olnud lapsi. Eit ütles Taadile, et meil lapsi ei ole, siis sae lepapakk, kui sa metsa lähed, et võiksime sedagi meelelahutuseks äiutada. Taat läks metsa, saagis lepapaku ja tõi selle koju. Eit ütles Taadile, tee nüüd häll. Taat tegi hälli. Eit mähkis lepapaku mähkmetesse ja hakkas seda äiutama. Nii äiutas ta seda 3 aastat. Ühel päeval küpsetas Eit leiba. Häll oli tal kõrval. Järsku märkas Eit, et häll liigub ja sealt tõuseb poisslaps istuma. Lepapakust oli kasvanud 3-aastane poiss. Poiss ütles, ema, mul on nälg, küpseta mulle kakk. Eit pani väikese kaku ahjusuule küpsema, kuid kakk kerkis nii suureks, et ei mahtunud ahjusuust välja. Selle pidi ahjus pooleks lõikama. Eit andis kaku pojale, keda hakati nimetama lepapakuks. Poiss sai kaku ära ja ütles, ema, mul on ikka nälg. Küpseta teine kakk veel, kuid väiksem kui esimene. Eit tegi teise kaku ja pani selle ahju küpsema. Kuid see kerkis jälle nii suureks, et ei mahtunud ahju suust välja enne, kui Eit lõikas ta 3. Siis andis Eit kaku lepapakule. Poiss sõi selle ära ja ütles, ema, küpseta veel 3. kakk, aga nüüd võid küpsetada veel väiksema. Eit võttis päris väikese taina tükikese ja pani selle ahjusuule küpsema. Aga kakk kerkis jälle nii suureks, et selle pidi ahjus 4 lõikama, enne kui mahtus ahjusuust välja. Eit andis selle lepapakule, ta sõi selle ära ja ütles, nüüd olen juba küllalt söönud. Aga kus on Taat? Ta künnab põllul. Ema, anna mulle riided, ma tahan ka kündma minna. Eit andis talle riided. Lepapakk pani ennast riidesse ja ta oli kui suur mees. Nii läks ta põllule ja ütles, tere isa. Taat vaatas teda imestades ja ütles, meil ei ole ju poega olnud. Mina olengi see lepapakk, mille sa metsast tõid. Minust sai sinu poeg ja nüüd tahan kündma hakata. Mine sina isa hommikust sööma. Siis hakkas lepapakk kündma. Ta pistis adra kurgedest saadik maa sisse ja sikutas ohje. Hobune katsus atra vedada, kuid see ei liikunudki. Nii sügavale oli ta maa sisse pistetud. Siis hakkas lepapakk ise atra ja hobust enda ees edasi lükkama ja põld oli peagi küntud. Siis läks lepapakk koos isaga koju. Eit kandis muud kui toitu lauale, aga lepapakk sõi ära kõik, mis majas oli söödavat. Siis ta küsis, isa, mis me nüüd tegema hakkame? Mine tee aed sellele põllule ümber, kus me kündsime. Lepapakk läks. See põld oli suure metsa ääres. Lepapakk hakkas aia jaoks puid langetama. Need langesid niisuguse mürinaga, mis oli 30 versta peale kuulda. Ja pea tekkis endise metsa asemele piiritu lagendik. Tavalised kirved ja saed ei pidanud niisuguse töö juures muidugi vastu. Lepapakk läks koju ja ütles oma Taadile. Niisugused tööriistad ei kõlba minule. Kirves purunes, vars murdus ja saag läks tükkideks. No ega niisuguse jõu ees ei pea muidugi midagi vastu. Küllap sa pead minema mujalt tööd otsima. Lähen õige endaga võrdseid otsima. Ja nii ta läks. Reisis natuke aega. Tee ääres oli kohutavalt rässakas mees. Lepapakk küsis temalt. Mis sa teed seal?
kisun puid üles, ma olen nii tugev, et ei tea, kuhu oma jõudu kulutada. Nii tulin metsa puid üles kiskuma. Mina olen niisama tugev kui sinagi. Kas me ei läheks otsima veel teisigi omasuguseid? No, lähme pealegi. Nüüd jätkasidki lepapakk ja puukiskuja koos reisi. Varsti kuulsid nad väga palju paugutamist. Lähme vaatame, kes seal paugutab. Nad läksid paugutamise suunas. Juba hakkaski paistma tohutu suur mees. Ta paugutas 2 kaljut vastamisi. Lepapakk küsis, mis sa teed? Suur mees vastas, ei, ma olen nii tugev, et ei tea, kuhu oma jõudu kulutada. Nii paugutan neid kaljusid vastamisi, et mu jõud väheneks. Kes teie olete? No, meie oleme niisama tugevad kui sinagi. No, siis me oleme üksteisega võrdsed. Kas me ei hakkaks koos elama? Nad rajasidki ühise majapidamise. Koos hakkasid nad maad harima, kalal käima ja jahti pidama. Ja küllap sellise jõuga ka ikka tööd edenesid.